kõva tuul, seega nüüd räägin natukene kõvemini ja kiiremini. Selleks, et eemaldada, et näha seda, meil on vaja siis korpust maha võtta, selle junni maha võtta ja selle junni maha võtta. See on see kaitse, mis kaitseb, see on see õhufiltri korpuse teema ja siin on tulutus ja andurid. Aga okei, tänu sellele me siis näeme, et meil on õrn õlileke. Seda ma pesen puhtaks esialgu, siis vaatame. Siis mis meil siin on? Kohe üritame vaadata turboseisukorda. Turboseisukord on minimaalne lõtk. Täitsa lõtku vaba ta ei ole, aga minimaalne. Et ta vähem kui miil liigub sinna tagasi. Ristilõtk täitsa olemas. Mitte väga suur, aga kurat, üliväike. Ja kui vaadata, palju õli oli temast välja tulnud, siis ei ole midagi sellel turbol viga. Meil on siis 2019 aasta EGR-i vahejahuti. Meil on uus kollektor. See on väga suur boonus siukse auto puhul. Eks me siis, miks need kollektorid lähevad ära? Puhtalt selle pärast, et EGR-i pärast siin kogub väga palju igasugused tahma ja ta kivistub, pöördklapid ei tööta ja võivad kukkuda mootorisse. Õnneks siin on juba see lahendatud, see on uus ja ma arvan pikemalt murevaba. Miks ma siia üldse ronisin? Kõik me kardame Vanwilli rihmaratast, leevendit ja kui me vaatame selle rihma seisukorda ja leevendi seisukorda, ma ei usu, et kaameral on näha, aga ma ütlen kohe, et see on kehvas seisus ja see pluss rihm peab ära vahetama. Klapikambri gaas ma ei tea, pesen puhtaks, siis vaatan üle. Kas on mõtet jonnida või ei ole mõtet jonnida. See tee peal võib hakata, seega see läheb vahetusse kindlasti. Turbo korras. No, normaalne. Ei ole vaja kohe kriitilist midagi teha. Ütleme nii. Muus osas hetkel ei meenu midagi. Mis meil siin on? Oba! Vana tahm. Seal Afrika sõbrad tulevad. Muidu jah, väike siukene mootorikene. Õlifiltri korpus. Kõik on kuiv, ilus. Siin on hiljuti remont tehtud, seega siin siiamaani kõik kuiv ja tundub, et nagu väga okei. Kuna jaanuaris meil on pikk sõit Riiga ja otsustasin, et lähen sellega, siis peab ideaalis seda jaanuarini korda teha. Loodame, et jõuab. Ma ikka mõtlesin, et teen pesu Muffile. Seda elemendi põhimõtteliselt võiks puhtaks pesta, aga väga vaikselt, selleks, et komponent ei oleks viigastatud. Kas ta kannatab teistmoodi panna? Valepidi. Kurat kannatab. Ja kuidas me nüüd saame aru? Kuidas ta peab olema? Kas nii või nii? Okei, siin on nool. See näitab õhu liikumissuunda.
siit ta läheb mootorisse. Seega see ongi tema liikumissuund. No siin sai veidi puhtamaks tehtud jälgimisel. Rihmaratast tellime. Tundub, et see element osa sai kinni. Karteri tuulutus sai kinni. Kõik pistikud oma kohal ja kinni. Lõdvikud, torukesed, kaitse, kõik on kinni. No. Kaane tegin veits puhtaks, seda veits puhtaks. Proovime käimitada.